Üks maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid Termori on selgelt näidanud, kuidas süsteemne mõtlemine, keskkonnamõju mõõtmine ja sisemiste oskuste arendamine võivad viia nii efektiivsuse kui ka otseselt ärilise kasuni. Nad on vähendanud süsiniku jalajälge, panustanud ressursitõhususse ja tegelikult pannud kogu meeskonna selle eesmärgi nimel tööle. Kuidas see kõik käib, räägivad meile Kaja Saks ja Gert Suba. Pillerin. Ma väga vabandan, ma pean selle osa tegema uuesti. See algus oli õige, aga ma ütlen korrektse nime ka. Pilleriin Kaja räägib ja Gert Suba. Palun. Tere, mina olen siis Pilleriin Kaja. Ma isegi õnneks ei kuulnud, mis see esimene nimi oli. See tundus midagi sellist väga ebamäärast. Aga meie siis tulime rääkima Termori kogemuslugu, kuidas meie siis väärindame puitu, nii et see oleks võimalikult roheline, et meie tegevused oleksid rohelised. Ja nagu me teame, siis roheoskus on mõtestamise küsimus, on ju. Et need määrused, mis meile ette kirjutatakse, on sõnastatud nii nagu on, et me saame neid mitmeti lahti mõtestada enda jaoks ja oma töötajate jaoks. Aga me räägime siis seda, kuidas meie Termoris seda teeme. Mina olen siis Gert, mina olen kvaliteedi- ja keskkonnajuht Termoris. Mina räägin siis natukene rohkem üldisematest rohelistest teemadest, et kuidas me selle asjaga üldse pihta oleme hakanud ja kus me täna oleme ja natukene lühitutvustust ka. Siis alguses käsi püsti, kes üldse on Termorist varem kuulnud midagi? Me kuulsime kusjuures, et avaldati just soovi saada kuulata siis Termori kogemuslugu, et siis me mõtlesime, et huvitav, kes on, aga kuna käsi oli nii palju, et siis me ei oskagi arvata. No nii. Valed slaidid. No pole hullu. Üldiselt Termori siis on siis, nagu eelnevalt juba nimetati, on maailma üks suurimaid saunamaterjalide ja nii-öelda termopuidu tootjaid. Et Termori asutati 1997. aastal, et tänaseks oleme siis kasvanud turuliidriks, ekspordime oma tooteid siis 60 erinevasse riiki üle terve maailma. Slaididest ära. Kas nüüd äkki tulevad uued slaidid ka või? Roheoskustest. No nii. Näete, nüüd tuli esimene õige slaid ka. Et siis üldiselt oleme spetsialiseerunud termotöödatud leht- ja okaspuidust toodete tootmisele. Peamised tooted on siis terrassid, välisfassaadid, sisevoodrilauad, saunamaterjalid, saunavoodrilauad, viimistletud, viimistlemata ja siis need erinevad saunamoodulite komplektid, mida ehituspoodides võite näha. Ja mis see puidu termotöötlus on siis? See on siis puidu töötlemise viis, milles kasutatakse ainult kuuma ja veeauru, siis nii-öelda kuumust ja veeauru, mille tulemusel siis puit muutub oluliselt vastupidavamaks, dimensioonidelt nii-öelda rohkem stabiilsemaks, ilmastikutingimustele nii-öelda vastupidavamaks ja eluiga siis nii-öelda puidul kõrgem, ehk siis termopuit seob 4 korda rohkem süsinikku kui siis nii-öelda naturaalsest puidust terrassid või voodrid. Ja siis üks pildikene ka ühest termotöötluskambrist, et kus siis materjal sõidab sinna sisse ja läbi protsessi, olenevalt siis puuliigist ja mis töötlust tahetakse ja tuleb välja on ilus pruun. Nii, mina räägin siis natukene Termori grupist. Kindlasti me ei ole nii suur ettevõte, kui oli eelmine esitlus. Eestis on meil siis põhitootmisüksused, ehk siis Termori loo, kus me siis teeme välimaterjale. Reolas Tartumaal on meil siis sise- ja saunatoodete tehas. Üks tütardest on meil ka Tartumaal, kes toodab siis saunu, nii väli- kui sisesaunu. Enamus läheb ikka ekspordiks, et eestlane väga ei taha sauna osta. Kas ta siis ehitab ise või ostab kuskilt odavamast kohast. Siis meil on Eestis veel Rannu Saeveski, kes saeb siis materjali ainult meie Tartu Reola tehasele. Mingid järeltooted müüb ka mujale, et mida meie ise ei soovi. Lisaks sellele on meil 2 tootmisüksust Lätis. Üks on Auruum Via, siia, toodab siis barrelitehaseid
saunu, parrelsaun on siis, teab, kes on tünnisaun. Nii, ja siis on meil Lätis Saeveski ja Soomes on Sibarila, kes toodab siis samamoodi natuke termotöötlust, aga nemad siis rohkem viimistlevad materjale. Ja lisaks sellele on meil siis puhtalt müügiüksuseid 2 tükki, üks on USA-s ja teine on Saksamaal. See on siis ka minu slaid. Suurematest tehastest siis natukene kokkuvõtet ka. Sellest ma rääkisin, kus mida toodetakse, kus kui palju termoahjusid on siin siis kirjas. Ma ei hakka ju arvatavasti ette lugema, jõuate ise ära lugeda. Hiljem saab neid slaide järele ka vaadata. Lootehas on siis kõige suurem tehas pindalalt 16 hektarit. Sõidame tõuksidega, sest jala väga ei jõua käia. Kokku Eestis on meil siis natukene alla 500 töötaja. Nii, kuidas meie roheteekond siis alguse sai, et aastal 2021 liitusime siis sellise algatusega nagu Rohetiiger, oleme nende üks asutajaliikmetest, siis algatus, mis ühendab Eesti kestlikkuse eestvedajaid avalikust ja mittetulundussektorist, et siis eesmärk on edendada siis keskkonnateadlikkust ja rohkem tasakaalukamat majandust haridusprogrammide ja tegemiste kaudu, mille eesmärk on siis muuta üksikisikute, ettevõtete ja poliitikakujundajate käitumist. Ehk siis Rohetiigri Akadeemia, selline põnev asi. Osalesime seal akadeemias, ettevõtte võtmeisikud said siis väga palju informatsiooni kõikidest kliimamõjudest, ringmajandusest, et kuidas siis kõiki neid teadmisi rakendada enda ettevõttes ja kuidas siis hakata mõõtma kliimamõjusid seal, toote elutsükli mõõtmine, täpselt kaardistamine on ka üks nendest asjadest. Ja siis selle tulemusena otsustasime ka 2021. aastast siis hakata Thermori grupi siis kõigi meie üksuste, kontorite, tootmisüksuste CO2 jalajälge, süsinike heiteid mõõtma. Ja siis alus pandi ka ESG raamistiku loomisele. Ehk siis süsiniku jalajäljest natukene, et organisatsioonide jaoks on tavaliselt oluline olla teadlik oma süsiniku jalajäljest terve väärtusahela üleselt, ehk siis kõik, mis toimub ettevõttest allavoolu ja ülesvoolu, ja siis ettevõtte enda siis emissioonid. Ehk siis meie oleme 21. aastast alates hinnanud oma CO2 heitmekoguseid. Mõjuala 3, nagu siit näha, et meil on 2023. aasta slaid tulemused hetkel ees, et siis kolmas mõjuala, ehk siis põhiliselt siis transport, käib selle alla, nagu eelmistest esitlustest välja tuleb, et transpordi süsinike heide on hästi kaalukas ja ka meie hindamistes on välja tulnud, et see on tervelt 70% 2023. aastal. Siis mõjualadest ka alustame siis kõige tähtsamast osast ehk siis inimestest. Ükskõik, mis me teeme, ükskõik, mis ettevõttes juhtub, siis selle taga tegelikult on ju inimesed. Et mida rohkem me suudame neid inimesi kaasata, seda paremad on meie tulemused. Kui me räägime nüüd siis otse, et siis meil tegelikult see juhtimine käib alt ülesse, mitte ülevalt alla. Ehk siis tähtsad otsused ei langetata ülemiste kontoris, vaid tegelikult need tehakse tehastes. Tehastes tehakse need sellepärast, et tehastes inimesed teavad, kuidas mingid tööprotsessid käivad, mida on võimalik paremaks muuta või kuidas on võimalik paremaks muuta. Kui me ülemistelt tuleks ja suruksime oma tahtmist peale, siis kas see tulemus esiteks nii hea tuleb või siis kas töötajad on rahul sellega. Et töötajate rahulolu selle juures on meile väga-väga oluline. Turvaline töökeskkond on meie jaoks väga oluline. Hästi suurt ajalist ja füüsilist ressurssi paneme tööohutusele. Oleme saanud ka töötajatelt tagasisidet, et esimene ettevõte, kus siis tööohutusele ja töökeskkonnale nii palju tähelepanu pööratakse. Kaasatus, areng ja eneseteostus. Kaasatus tuleb siis läbi selle, et meil on kõikides tootmisüksustes, kõikides tootmisüksuste osakondades igapäevased tahvlikoosolekud, kus räägitakse siis meie tulemustest. Meil on KPI-d, meil on PI-d, me jälgime, kus me siis oleme igapäevaselt. Tahvlikoosolekutel räägitakse kõik olulised teemad vahetult kõikidele inimestele korraga, et ei oleks siis pärast seda, et
keegi kellegile midagi rääkis ja info läheb siis kaduma. Ja võrdne kohtlemine ja inimlik side, kõige alus. Juhtimisest võib-olla siis nii palju, et vastutustundlik juhtimine, selle all me siis mõtleme seda, et kui meil on probleemid, mis vajavad lahendust, siis me suuname inimesi, kes selle probleemi keskmes töötavad oma küsimustega, selleni, et nad annaksid siis selle kõige õigema tulemuse, miks see probleem esineb. Leiame siis alati juurpõhjuse, mitte ei kustuta tulekahju. Sertifitseerimise all me omame nii-öelda 3 rahvusvahelise standardi põhjal siis nii-öelda sertifikaate, ehk siis need on juhtimissüsteemid, keskkonna, kvaliteedi ja tervishoiu juhtimissüsteemid. Oleme sertifitseeritud. Kogukonna kaasamise poole pealt oleme vägagi avatud erinevate praktikate nii-öelda siis praktikantide võtmisega nii-öelda meie kas siis kontoritesse, tootmisüksustesse, et teeme koostööd nii-öelda ülikoolide ja kutsekoolidega. Võib-olla siia kogukonna kaasamisse lisaksin siis veel sellise asja ka, et meil showroomis toimuvad arhitektidele ja tudengitele töötoad, kus me siis üritame leida lahendusi just jääkmaterjalide kasutamiseks. Et hästi huvitavaid lahendusi alates lillekastidest kuni ma ei tea, milleni on välja mõeldud. Et kõik selleks, et vähendada siis seda puidukogust, mis läheb kas siis meile katlamajja või siis hakkesse. Ja sealt tuleb väga palju head nii-öelda inputi selleks kõigeks, et keskkonna koha pealt ongi, et 3 põhilist valdkonda siis on energiakasutus, tark tootmine, ringmajandus ja väärtusahel. Energiakasutuses üleminek siis nii-öelda taastuvenergiale on kindlasti meie üks mõjuala ja üks prioriteet, et alates, võib-olla nüüd eksin, aga 23. või 22. aastast ostame nii-öelda ainult taastuvenergiat päritolu sertifikaatidega Eesti üksustes kindlasti. Ja muidugi süsinikheite vähendamine on ka oluline, nagu ma enne mainisin. Targa tootmise poole pealt, nagu Pillerin juba enne ütles, et jäätmete tekke ennetamine ja ringlussevõttu nii-öelda edendamine, et maksimaalselt kasutada ära siis ostetavad toormaterjali, kaasame, nagu Pillerin ütles, ülikoole nii-öelda siis innovatsiooni jaoks, et kuidas saaks võimalikult vähe nii-öelda raisata. Veekasutus termotöötlemise puhul kasutame palju vett, et selle optimeerimine on meil fookuses ja üleüldse kõikide nii-öelda tootmisprotsesside, kõikide administratiivprotsesside standardiseerimine ja automatiseerimine. Väärtusahela poole pealt kindlasti sertifitseeritud puidu hankimine, et see on ka meil väga tähtsal kohal. Ja siin tuleb minu pärast, ma panen, ei tule. Ei tulnud. Ehk siis sisuliselt, kuidas me üldse hakkasime neid andmeid koguma. Et enne kui sa tahad kuhugi jõuda, pead teadma, kus sa oled. Selleks me siis hakkasime kõigepealt kaardistama üldse, mis andmed meil on olemas, kõige nii-öelda CO2 hindamiseks, kas toote keskkonnadeklaratsioonide nii-öelda koostamiseks, kõik sisendandmed, energiakasutus, kõik andmed, mis vähegi saaks, eks ole. Andmed kogutud, nii-öelda talletatud, siis on aeg need andmed kokku võtta, nende põhjal siis järeldusi teha ja mingisugused mõõdikud luua, et kuhu edasi, mõõdikutele eesmärgid seada ja siis parendustegevusi nii-öelda kavandada, et neid eesmärke saavutada. Et see on niisugune lühikokkuvõte siis sellest, kuidas me siis oma andmekorje ja digitaliseerimisega nii-öelda pihta hakkasime ja mis need suunad ja mõtted olid. Sa võid ise vahetada. Nii, mina siis võib-olla räägin natukene sellistest inimestega rohkem seotud roheoskustest või roheteemadest, mida me oleme siis ettevõttes rakendanud. Kõige suuremad muutused ettevõttes hakkasid toimuma aastast 2021, siis kui me liitusime rohetiigriga, pluss siis samal ajal me hakkasime planeerima liinjuhtimise, liintootmise elluviimist, rakendamist. Siis me võtsime kasutusele Forknavi, mis aitab meil siis jälgida pakkide asukohti ja FIFOt, et vähendada siis tõstukitega liikumist, asjate liikumist territooriumitel, et kui te enne nägite, et siis lootehas on 16 hektarit, et kui ma pean ikka niisama minema ilma teadmata, kus pakk on midagi otsima, et siis ilmselgelt on see selline tühisõit ja
tühi ressursi raiskamine. Enne Forknovi kasutuselevõttu, siis ma mäletan, esimene minu kaardistus oli 3 rekkatäit materjali, mis oli esiteks vanem kui aasta ja saanud siis kile ümbrise kahjustuse, tänu millele siis oli pääsenud sinna sisse nii vihm, vesi kui kõik muu. Ehk siis see materjal, 3 rekkatäit materjali tuli alla hinnata või siis saata klotsiks ja kütteks. Aga täna meil seda probleemi enam ei ole ja jälgime siis üks meie BI-dest on ka see, et me jälgime kogu aeg materjali vanust, mis siis seisab hoovi peal. Siis tänu liintööviisidele tuli meil ka parenduskultuur, mis tähendab siis seda, et kõikidel töötajatel ja ka meie külalistel on võimalik esitada meile parendusettepanekuid. Ühe näite panin siia QR-koodina ka, et töötajatel on tootmises olemas QR-koodid, skännivad, esitavad, ettepanek tuleb siis automaatselt süsteemi, iga nädal vaadatakse üle, teha see võtmeisikute poolt, tehakse otsus ja tagasisidestatakse siis töötajatele. Kui ettepanekut ei saa ellu viia, siis antakse see tagasiside 1:1 töötajale. Kui ettepaneku saab ellu viia, siis öeldakse seda tahvlikoosolekul, selline hea ettepanek, viime ellu ja tänatakse töötajat ettepaneku tegemise eest. 3 korda aastas siis tunnustame ka 3 parimat admin-töötaja ettepanekut ja 3 parimat tootmistöölise ettepanekut. Miks me lõime lahku admin ja tootmistöölise, on see, et admin-töötajal on natuke suurem pilt ja neil on nagu suurem võimalus teha siis materiaalselt või siis kasumlikkuse poolest suuremaid ettepanekuid. Nii, järgmine slaid, palun, aitäh. Siis siin on mõned ettepanekud, mis on tulnud siis töötajatelt, täiesti tavalistelt tootmistöötajatelt liini tagant. Esimene asi oli näiteks ringlevate toidukarpide kasutamine, et võtaks kasutusele. Enne seda siis, nagu siin on näha ka, et kui palju me siis tegelikult nende ühekordsete karpidega prügi tootsime aastas. Et lootehase tootmises 650 kilo aastas, plastikkarpe Reolas 826 ja Kastres 288. Nüüd on see 0. Kasutame ainult ringlevaid toidukarpe. Siis, kui me selle olime ellu viinud, siis üks töötaja juhtis meie tähelepanu, et aga kohvitopsid. Automaadist tuli iga kohviga uus tops. Ja tegi ettepaneku siis, et ettevõte kingiks või siis võimaldaks töötajatele termostassid. Siin on pildi peal olemas ka, millised need siis meil said. Igal töötajal on oma nimeline termostas. Parem planeerimine termoahjude täitmisel. Varasemalt siis ei täidetud termoahjusid maksimummäärani, ehk siis sinna ei alati tühja õhku. Ja täna siin all on ka toodud siis, kui palju me nii-öelda kütuse kokkuhoid aastas tuli ja elektri kokkuhoid aastas tuli selle väikese muudatusega. Siis paigaldusjuhendid. Kõikidel meie toodetel on olemas paigaldusjuhendid ja printisime need siis 3 eksemplaris välja. Üks läks pakki, üks läks autojuhi kätte ja üks läks veel kellegile. Ja töötaja tegi ettepaneku teha QR-koodid, mis lähevad siis kleepsuna toote peale ja klient saab skännida ja vaadata, kuidas seda nii-öelda paigaldatakse. Siis viimane, mis ma välja tõin, on siis väravavahi autode registreerimise äpp. See tulenes siis sellest, et kes on liintööviisidega kokku puutunud, teavad, et siis meil on auditeerimine. 6 auditeid teeme üle nädala ja see on meil viidud siis äpipõhiseks. Et kui varem käidi paberi peal, kirjutati, siis me lõime ise PowerAppsi rakenduse ja teeme seda seal. Siis peale seda tuli meil kohe ohutusauditite äpp, et ohutuse sisekontroll saaks tehtud ka digitaliseeritult, andmed jookseks õigetesse kohtadesse, visualiseeruks meile kohe graafikud. Et siis tänu sellele tuli siis väravavahilt ka soov, et palun siis mulle ka, et kaua ma kriipsutan ja tõmban maha neid asju. Et selline see tegelikult ongi.
töötajatele tuleb anda võimalus teha ettepanekuid. Sest mina näiteks usun, et need on väga head ettepanekud just tootmistööliste vaatest ja aitavad meie ökoloogilist jalajälge vähendada. Veel midagi? Ei ole. Aitäh! Aitäh! Suur tänu! Päris palju küsimusi on ka publikul teie tegevuse kohta. Termori on põnev. Kas kasutate termoahjudel ka soojustagastust või suveperioodil saada olevat soojusenergiat või suvistest hoonete jahutamisest saadavat energiat? Ei, praegu veel ei kasuta. Aga siin oli QR-kood enne, palun tehke see ettepanek. Väga hea, ettepanekuid tuleb. Kuidas koolitate ja aitate oma töötajatel valida CO2 väiksema emissiooniga transpordivalikuid? Koolitus on meil siis tegelikult mitut moodi, ütleme, kui me räägime admin-töötajatest, kes on natukene suurema pädevuse ja kogemuse ja vastutusega, siis nemad saadetakse ikkagi ettevõttest väljapoole koolitustele. Kui me räägime nüüd lihttöölistest, kes töötavad meil seadme taga, siis nendel on selline sissejuhatav programm, ehk siis kui nad tulevad meile tööle, nad saavad juhendamised ja selleks, et aru saada, kas tal jäi ka nii-öelda, seal on meil liin valdkonnast küsimusi, seal on keskkonna valdkonna küsimusi ja nii edasi, tööohutus ka, et selleks, et aru saada, kas tal ka midagi kinnistus, siis me teeme testi eest me hinnet ei pane ega ära ei saada, aga kui tal on midagi valesti vastatud, siis me seletame talle lihtsalt lahti uuesti, et ta saaks aru. Ja lõpetuseks, mis kütuste termoahjudes kasutate? Kas jäite gaasi peale või õnnestus biomassile üle minna? Gaas. Gaasi peale. Aitäh! Aitäh! Suur tänu!